Nii, terekest taas. Kui see talv hakkab vägisi läbi saama, siis suundume oma tavapärase hobi juurde, milleks on siis mootori swapid. Sedakorda teeme jälle sükse tavalise autoks Audi 80. Peal on hetkel 2-liitrine mootor. Asemele läheb see 1.8 turbo, nagu omanik soovis. Ning teostame selle töö siis niimoodi, et mootor saab vahetatud, näidikud tööle, välimuselt teeme selle auto uuesti komplektseks, sisu on vaja samuti kokku panna ning siis pidi see auto juba edasi värvimisse liikuma. Nii, kapoti all on meil siis 2.0 mootor, 85 kilovatti. Ausalt öelda on see kõige nõrgem mootor, mis Quattrole pandi selle ajast omale. Ja see on tõsiselt nõrk. See valge Quattro, mis meil on, sellel oli ka teha, sest see sama 85 kilovatti ning maanteel, kui käru oli järgi, siis üle 95 see auto välja ei läinud. Ja seepärast sai sinna 1.8 turbo pandud. Tollel autol, mis asemele läheb, on samuti 1.8 turbo. See on siis hetkel siin kile sisse pakitud, varsti lõikan ta lahti, aga hetkel on tähtsam see auto kõik üleliigsest vabastada, vana mootor maha. Siin kapoti all on ka mingisugune, ma ei tea, pesumasina trummel. Igatahes kõik kahtlased juhtmed võtame ära, et jääks võimalikult clean, muidugi natuke puhastada, et tulemus saaks võimalikult hea ja silmal ilus vaadata. Kapoti alt juba vaatasime, piilume korra sisse ka, aga siin ka seisust kiita ei ole. Palju lahtisi juhtmeid. Ühesõnaga ma vaatan nad kõik üle, mis tundub kahtlane, vahetan välja ning siis juba saab ilusti kõik kokku tagasi panna. Nii, kiire update. Juhtmed olen ma ümber mootori kõik kätte saanud. Panin just jahutusvedeliku ka jooksma, mis on väga koledat värvi. Põhimõtteliselt võtan viimased jahutustorud ära, siis saab radika eest kätte ning siis keeran ümber käigukasti olevad poldid lahti ja saamegi mootori maha tõsta. Nii, nüüdseks on kõik poldid lahti, kõik kinnitused, kõik üleliigsed voolikud, kõik juhtmed, käigukasti ja mootori vahelt kõik poldid. Põhimõtteliselt asjal olen nii kaugel, et ma panen hammasrihma sinna ülesse külge ja tõstan ta siit vahelt välja. Nii, saimegi mootori maha. Seekord hammasrihma trikk ei töötanud. Hakkasin tõstma ja rihmast jäi 2 juppi järgi. Ilmselt on see vana 2.0 mootor raskem kui 1.8. Nii, aga mis me siin näeme?
kõik on rõvedalt õline. Eriti siit rajoonist. See mootor on nagu ökoloogiline katastroof. Kapoti aluse ka kõik täis pasandanud, aga ei ole hullu. Saame puhtaks ja paneme uute ilusate juppidega kokku. Õhtu juba vaikselt käes. Küürisin siin natuke harjaga nii palju kui sai. Valgus on veits sitt, ei paista. No põhimõtteliselt lükkasin paksema maha, aga suurem mustus tuleb ikkagi puhastusvahendiga ära võtta, et saaks uuesti pinna läikivaks. Uue mootori pakkisin ka kilest välja. See on nüüd jah juba uuema tüübi 1.8 turbomootor. Et siin on mõned asjad juba teistmoodi tehtud. Varem olen paigaldanud vanema tüübi omasid, aga endal on ka huvitavam kui midagi muud vahelduseks. Uuema tüübi omal on siin lihtsalt vaakumtorusid ja mingid muid juresid tunduvalt rohkem. Bensumootor aga isegi EGR eksisteerib. See läheb kindlasti minema. Aga jah, selline ta on. Selleks korraks vast kõik. Järgmine kord hakkab siis pesema, küürima ja mõningad asjad siis tuleb vana mootori küljest siia uuele üle tõsta. Seniks aga kohtumiseni.